Oi, tšau ja tere hommikust. Täna eetris jälle siit autost ja teel Tallinna poole. Ja miks Tallinnasse? Väga lihtsal põhjusel lähen Bikefiti ehk siis lasen üle vaadata oma asendi rattal. Ja miks ja kuhu? Kohe selgub. Viimati käisin Bikefitis vist aasta 2017 oma triatloni rattaga ja enne seda aasta käisin oma maanteerattaga. Ja selle Grizzlyga või gravelrattaga ma tegelikult pole Bikefitis üldse käinudki. Selle ratta geomeetria on hästi sarnane minu vana maanteeratta Argoni geomeetriaga, Stack ja Reach ja muu siuke. Ja mul oli üsna lihtne võtta need maanteeratta numbrid ja siis lihtsalt asend siia ümber tõsta. Ja puudus nagu otsene vajadus fitis käia. Ja kõik oligi mugav ja hästi nendel matkadel või siis mõningane saddlesoor välja arvata. Aga nüüd sügisel, õigemini või nüüd talvel, sai selgeks, et sadul hakkab oma aega ära elama. Et see karbon põhi oli tal juba siukseks väga pehmeks ja lötsiks muutunud. Ja siis tekkis vajadus uus sadu lasta. Ja otsustasin minna natukene teist teed senisega võrreldes ja võtsin teise tootja, selle Itaalia. Aga sadul on ka kitsam. Need istmikunukid said ilusti ära mõõdetud, siis selle järgi ongi kitsam sadul mulle parem. Aga ühesõnaga, uus sadul ja ilmselt kui te mu trenni videost mäletate, siis ikka kipub sadulasse asend või soov asendit muuta niimoodi, et liigub sadulast palju ettepoole. Ja mõeldud tehtud, mõtlesin, et okei, uus sadul, et toome siis seda setbacki ka lähemale, et teeme asendi kompaktsemaks, et lühem reach ja ühtlasi sellega siis saab ka puusanurga rohkem lahti, nii nagu triatloni ajal oli ülimugav. Ei väsita nii palju, on kuidagi mul tundub nüüd, et on võimsust lihtsam pedaalidesse suruda ja nagu targemad inimesed räägivad, siis ka teatud närvide ja teatud arterite ja verevool on niimoodi parem. Aga kuna ma selles osas pole spetsialist, siis jään siin täpsed vastused võlgu ja muutsin ka lenksu jälle kitsamaks tagasi 40 sentimeetri peale. Jällegi sobib minu õla laiusega paremini see 40. Kõik iseenesest on väga hästi. Olen teinud nüüd hunniku lühemaid sõite ja 3 sellist pikemat sõitu tänasega kaasa arvatud selles uues asendis. Ja kõik on nagu väga hästi ja väga mugav. Et ei oskagi nagu millegi üle kurta. Et suurepärane, eks. Aga milleks siis üldse Bikefit? Eriti nii lähedal pikale matkale võite küsida, mis on iseenesest väga hea ja õigustatud küsimus. Et tegelikult on asi lihtsalt selles, et ma ei plaani mingeid suuri ja ekstreemseid muutusi teha asendiga. Pigem ongi lihtsalt soov lasta üle kontrollida, et kas see uus asend äkki toob kaasa mingeid vaevusi või komplikatsioone, kui nagu sellise suurtuuri jagu päevi sadulas jutti veeta, et lihtsalt nagu lasta üle kontrollida ja igasuguste üllatuste vältimiseks, et ei peaks hakkama tegelema matkal mingite vaevustega, seda ju ometigi ei taha. Ja nii saigi siis kokku lepitud Velodynamicsis Kirilliga Bikefit. Kirill Kotšegarovit ehk paljud mäletavad kui endist profi triatleeti. Ühesõnaga nüüd siis Kirilli juurde ja vaatame, mis see asend praegu siis endast kujutab. Protsess algab sellega, et kaardistame ratta ja senise sõiduasendi. Kõik olulised mõõdud, sadula kõrgus, setback, lenksu laius ja muu paneb Kirill kirja ja kannab siis üle Shimano Dynamics läbi seadmele. Järgmisena kehamõõdud. Kogu info läheb loomulikult arvutisse, hilisema raporti tarvis. Seejärel kingaklotsid. Pisike erinevus 2 kinga vahel saab likvideeritud. Enne rattal asumist teen veel lühikese liikuvustesti. Puusad, alaselg, õlad, painduvus.
Õnneks on kõik normis ja võin alustada soojendust. Kirill jälgib tähelepanelikult pedaalimist. Kontaktpunkte, see on siis sadulat ja lenksu, nihutatakse millimeetri haaval üles-alla ning edasi-tagasi. Iga pisingi muudatus peegeldub kohe kehas. Kord annab tundub puusapainutaja, siis põlv või õlg. Nii saab üsna kiiresti selgeks, et minu praegune asend on tegelikult juba optimaalse piiri lähedal. Viimane etapp on pedaalimistsükli analüüs. Võimsus keeratakse peale ja järgneb 40 sekundi test. 3 tundi keskendunud tööd hiljem on mul kindlus, et ratas on tõesti kohandatud vastavalt minu kehale ja eesmärkidele. Ja loomulikult saan kaasa ka põhjaliku PDF-raporti kõigi mõõtude ja andmetega. Selline see test ja testipäev siis välja nägidki. Sain kinnitust, et asendiga on kõik hästi. Ainus soovitus oli panna 1 sentimeeter pikem stemm, ehk siis 70 asemel 80 mm. Selle ma juba tellisin ära ka ja loodetavasti järgmine nädal saab peale. Eesmärk on siis lihtsalt tagumikult natukene raskust viia ettepoole kätele teatud põhjustel. Ja that's it. Ja minu soovitus, et kui sul peaks olema endal mingeid vaevusi rattasõidu ajal või pärast sõitu midagi valusaks kangeks, siis üks põhjus võib olla ka sinu sõiduasend ja võiksid lasta selle üle vaadata. Aga tšau, paka ja järgmise korrani. Nüüd vist kohtume siis juba matkal.